mina olen Matu Tund ja mult on tihti küsitud, kas ma olen puudega. Jah, olen küll ja täna olen ahjupuudega, et näidata teile, kuidas võimalikult odavalt ahju kütta, sest tänapäeval soe tuba on defitsiit. Võta oma seisukoht, ära otsi tooli, tere tulemas mu fucking elukooli. Nii, ja nagu te näete siin, olen ma välja toonud teile ühe tabeli, kus siis on erinevad küttepuud ja nende kütteväärtused. Kütteväärtus on siis kilovatt-tundi ruumi kohta. Ja samuti olen ma ka välja toonud nende hinna, mis siis on Jaapani jeenides. Ja siinkohal on mõeldud muidugi kuiva küttepuud, mille niiskustase on siis umbes 20%. No see on sama niiskustase, mis on su naisel, kui ta näeb mind Pärnu rannas ilma särgita. Ja see ei ole spekulatsioon, see on fakt. Ja esimese puuna ongi meil kask. Kask on väga hea küttepuu. Ta on väga suure kütteväärtusega, aga ta on ka väga kallis puu, sest kasest tehakse paberit ja paberist trükitakse raha. Eks põhimõtteliselt kask on rahapuu ja kui sa ei ole just Kolumbia narkoparun, siis pole mõtet rahaga ahju kütta. Samuti saar on kohe järgmine kütteväärtuselt, ta on väga suure kütteväärtusega puu. Ta on samuti ka kallis puu, kallim kui teised, aga samuti ei soovita ainult saart kasutada ahju kütmiseks, sest kui sa oled harjunud kasutama leppa selleks ja nüüd paned sama koguse saart sinna ahju, sa kütad lihtsalt omal ahjul Damasseri rauad eest. Ja ahjukividesse võivad tulla mõrad ja siis sa pead kutsuma potsepa oma ahju parandama. Ja potsepa asemel võib sul tulla traktorist ja võib juhtuda, et ta tahab pliiti kaasa viia. Mis sa tahad pliiti kaasa viia või? Samuti kuusk on suht suure kütteväärtusega, ta on ka päris hea puu, aga lahtistes kolletes ei soovita teda kasutada, sest ta praaksub palju ja viskab sädeme. No oled jõulukuuske põletanud küll. No võib-olla on need ornamendid, mis praaksuvad, aga ikkagi. No sama mänd, teda on hea Pärnus rannaalal kasutada, sest seal muud ei kasva. Ta pole päris hästi ses suhtes. Sanglepp muidugi on hea puu suurema kütteväärtusega kui tavaline hall lepp, aga ta on ka vähe kallim. Aga hall lepp on siis OG puu, mida saab kasutada igas küttekoldes. Ta on suhteliselt odav võrreldes teiste puudega ja ta läheb iga ilmaga. Ta põleb hästi. Ja samuti lepaga on hea kala suitsetada. Tähendab mitte suitsetada, aga suitsutada. Ärge suitsetage kala. Suitsetage kane. Ja mida siin tabelis ei ole, on ka jevid. Need on head kütteväärtusega puud, aga nende jaoks peab sul woodcutting level olema päris kõrge, et neid kätte saada. Nii, ja kui olete küttepuud ära valinud oma tabeli järgi, vastavalt siis rahakotile ja ahju suule, siis ma näitan ka teile, kuidas ahju tuld teha. Sest ära selleks oma pead kasuta, kui sa ei ole just puupea. See oli päris hea, oli puupea. Siin ei ole kedagi. Nii, ja kui sul on puud valitud, siis on aeg panna ahjule puid alla. Noh, tahmanina, mis sa külmetad siin? Miks sul nii suur suu on? Ära hakka vinguma siin. Sul on suitsetaja kopsud ju täitsa. Tead, mul on täitsa siiber sinust. Mida? Ma ei kuule. Sul on lõõrid kinni. Noh, kas korstnapühkija tuli su sisse või? Tead, sa oled ikka nii külm. Kütan sul kere kuumaks. Noh, kas sul on vesi ahjus või? Nii, ja kõige tähtsam on siis, kui te hakkate tuld tegema, et te teeksite puud ka peenemaks ja väiksemaks, sest nii on lihtsam tulda alustada. Võtate oma kirve ja see oksakoht, tead.
mida rohkem ta pilpad on, seda kergem on tuld alustada. Ja ümarad ma teen ka alati pooleks, sest siis ta läheb palju kiiremini põlema. Ja vaadake näppe maha ei löö. Ma ei tea, kas ma enne mainisin seda, aga see on suht oluline, sest tule tegemiseks läheb sul näppe vaja. Ja mida rohkem sul neid on, seda parem on sul tuld alla teha. Eks ole? Nii. Ja siis võtame ka ajalehe. Ajaleht on selline asi, kus siis kunagi kirjutati uudiseid peale ja siis pandi postkasti inimestele. Võib-olla käivad siiamaani, aga ma ei tea, sest ma olen kodutu. Ja kõige parem on siuke mõnus pehme ajaleht võtta, mis on päris ajaleht. Praegusel ajal pannakse ka palju valimispropagandat, aga see sitt ei põle. Sul on vaja ehtsat head ajalehte, mis ei oleks valimispropaganda, on ju? Ja kõigepealt vaatame koomiksid läbi. Siin ei ole koomiksid. Koomiksid põlevad väga hästi, sellepärast ma otsin neid. Ristsõna sobib ka. Ristsõna, see põleb ka väga hästi. Siis võtate paberi kätte, tõstate ta niipidi ja korstutate kokku. Korstutate paberi kokku, siukseks mõnusaks tummiseks, panete ahju ja kindlasti, kui te tuld teete, lisage puid ka, sest ainult paberiga on suht raske ahju kütta, aine. Ja sätite ilusti puud siia ahju sisse ja puud pange alati õiget pidi, pange alati pikku pidi. Ärge pange risti pidi, ma ei tea, kas ma ütlesin, aga kui te panete pikku pidi ja pange ka õiget pidi, et nad ei oleks tagurpidi, sest kui tagant tuul hakkab tõmbama, siis ta ei pea ahjus puid ümber keerama ja tal on lihtsam tõmmata neid, eks ole. Nii, panen puud õiget pidi. Natuke paberit ka raisad juurde. Anname natuke paberit, on vähe mõnusam. Nii, ühe paberi jätame siia, äkki vaja sital kõigepealt. Paneme puid juurde. Nii. Ja kui teil on puud sisestatud ahju koos paberiga, paber on all, puud on peal, eks ole, siis te tahate tuld teha. Ja siis teil on vaja tulemasinat, kutsutakse ka välgu Mihkliks. Ja teete tule alla. Ja võib öelda, et sain tule alla. See on kõige kergem osa. Aga kindlasti oodake, et ta läks ilusti põlema, sest kui te selja keerate, ta kustub kohe ära. Te peate jälgima, kuni ta põleb. Ja tõmbame alt toadoosi ka lahti, et ta tuul saaks paremini tõmmata praegu. Kui te vaatate, siis tuul juba tõmbab. Juba tõmbab, seal kuulete. Ja kui ta ei taha hästi minna, siis võite puhkuda oma alkoholist nõretanud hinge õhuga siia ja siis see ka annab talle juurde seda vurtsu, mis on külmad talveilmal vaja. Ja kindlasti ärge unustage siibrit lahti teha, sest kui te ei tee siibrit lahti, siis ta ei lähe ka põlema ja palju vingu tuleb tuppa. Ja samuti, kui te panete, kui tuli ära kustub, siis pange ka siiber õigel ajal alati kinni. Siiber käib kinni siis, kui on ainult söed hõõgumas, aga kui seal on väike leek ja te panete siibri kinni, siis tuleb ving tuppa ja võite vingumürgituse saada. Olge ettevaatlik. Samuti võite ka vingumürgituse saada siis, kui te vaatate rahulikult jalgpalli ja ka teie naine tahab samal ajal vaadata Mägidoktorit. Ja ka kindlasti pange tähele, et vingumürgitus võib tulla ka, kui te jätate musta nõukraanikaussi või kui te jätate prügi välja viimata. Nii et olge ettevaatlikud. Ja ma unustasin ka mainida, et tegelikult kõige odavam variant oleks ahjul rihmaga kere kuumaks kütta.
kus saad kuumaks? Mis see siis olgu siin? Mis? Ja sellega võtakski video kokku. Kui teil video meeldis, siis like, share'i või masturbeeri ja vaadake meid ka järgmises osas, kui ma näitan teile, kuidas kolmepõrskasi maja ümber puhuda. Mina tänan!